Kui viimastel nädalatel sai Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmetelt küsitud, kas nemad toetavad praeguse presidendi Alar Karise jätkamist, siis jäid nad kidakeelseks. Nüüd on selge miks. Nemad soovivad presidendiks oma enda kandidaati Mart Helmet. Milline president te siis oleks? Ma arvan, et ma oleksin praegusele seltskonnale suhteliselt niisugune väljakutseid esitav president, sest nagu ma ütlesin ka oma tutvustuskõnes, et meil kõigepealt on tarvis mõelda selle peale, kuidas me taastame põhiseadusliku korra. See on praegu nüüd laiali lagunenud, seda tõlgendatakse siis suvaliselt. Martin Helme sõnul ei saa Eesti president olla ametnik. Tal peab olema poliitiline taust. Ning tema usub, et Mart Helmega on EKRE-l päriselt võimalik presidendiks saada. Ameerika keeles on selline sõna nagu underdog, ehk siis selline kandidaat, keda ei peeta automaatselt favoriidiks, aga kellel on sellest hoolimata olemas šanss. Ma arvan, et meil on šanss olemas ja selle šansi põhjused on seotud sellega, et meil on väga fragmenteerunud poliitiline maastik, meil on sisuliselt lagunev koalitsioon, meil on väga teravalt erinevate eelistustega parteid selles ametis ja mis on ka oluline, et kui asi jõuab valijameeste kogusse, kuhu ma arvan, et ta jõuab, siis seal on võimalus poliitiliseks kokkuleppeks ka. Et Mart Helmel on tõepoolest võimalik presidendiks saada, seda teiste erakondade liikmed ei usu. Teine asi on ju see, et Mart Helme kandideeris 2016. aastal ja mina mäletan, et Riigikogus kandidaadi üles seadmiseks on vaja 21 häält ja selle ta sai. Valimistel sai ta ainult 14 häält. Ja see on omamoodi saavutus Eestis minu meelest, et sa saad valimistel vähem hääli kui kandidaadi üles seadmisel. Isegi need, kes teda üles seadsid, ka need kõik ei hääletanud tema poolt. Aga eks see on isegi perekond, paneb üles perekonna liikme ja sellest ei tule ju midagi. See on, hea uudis on, et me teame, kellest ei saa Eesti presidenti järgmine kord. Eeskätt see näitab seda, et EKRE on otsustanud, et ta nendel presidendi valimistel kompromissi ei otsi, ühist kandidaati leida ei püüa, vaid läheb kõigi vastu võitlema, mis on olnud viimasel ajal selline EKRE võib öelda ka poliitstrateegia, iseasi, kas see on hea strateegia. Sest ma arvan, et mõlemad Helmed saavad väga hästi aru, et Mart Helmest ei saa Eesti Vabariigi presidenti. EKRE liikmed näevad Mart Helmes uue presidendi jaoks palju potentsiaali. Mees on töötanud erinevates ministeeriumites, olnud suursaadik ning pikalt töötanud liikmena Riigikogus. Tegelikult president peab olema pigem, neutraalne, et väga poliitilisi seisukohti sinna või sinna suunda ei tohiks väljendada, et kuivõrd te siis suudate oma poliitilised mõtted võib-olla tahaplaanile jätta presidendina? Presidendi poliitilised mõtted on seotud Eesti riigi ja rahvuse kestmisega. Ja kui need sattuvad ohtu, siis on minu meelest täiesti elementaarne, et president võtab ka poliitilised seisukohad ja ütleb, et nii need asjad minna ei saa. Kes siis teie arvates see järgmine president olla võiks? Ma arvan, et täna ei tea seda keegi. Ehk me ei tea, kas vabariigi president Alar Karis üldse soovib teiseks ametiajaks kandideerida. Kindlasti, kui ta seda teeb, ta on üks väga tugev kandidaat, võib isegi öelda, et favoriit. Aga kas ja mitu kandidaati tuleb tema kõrvale või kui ta loobub, siis kes saavad olema uued kandidaadid, selleks on veel natuke vara öelda. Ma kahtlustan, et Alar Karis ei saaks Riigikogus toetust. Alar Karis, kui ta ütleks ise välja, et ta tahab saada presidendiks teist korda, siis mina võiksin teda toetada, aga minu häälest ei piisa. Uus president peab ametisse nimetatud saama hiljemalt 1. oktoobriks.